6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, head rallisõbrad! Portugali ralli on jõudnud kätte, mis tähendab, et taas on eetris 6. käigu saade. Minu nimi on Kaspar Ruus ja kaassaate üks on nagu ikka Roland Poom. Tere, Roland! Tere, tere! Kõigepealt läheme aga otse Portugali, kus meil on ühendus kohapeal viibiva Peep Pahviga. Tere, Peep! Tere, tere! Räägi, kas päike on juba ära kõrvetanud? No ütleme nii, et täna on täitsa korralik päiksepaist on ilme päris soe, et minusugused mehed käivad siin lühikes pükstes ja T-särgis ringi, aga kohalikud tüübid midagi pärast mustades kilejoppedes ja pikkides pükstes. Ma hästi nagu aru ei saa, kuidas nad ära ei sula ja elada saavad siin, aga ilm on väga mõnus ja ma saan aru siin lähipäevadel homme veel mõnusamaks läheb, et siuke 25-26 peale. Täna on siuke 22 peale. No oleme kadedad. Jah, kadedad oleme küll, jah. Seda seost ma see mõnu kohe rääksingi, et kadedad oleks. No aga minnes ralli juurde, siis testikatse on selja taga. Räägi, mis ise oled täna juba teha jõudnud? No testikatset sai jälgitud ja sai siin natuke Eesti noorema põlve sõitjatega räägitud, et Robert Virvesega tegin juttu, kes siis oma juunioride sarjas tegi väga võimsa testikatse, et arvestades seda, et ta esimest korda selle autoga kruusal üldse sõitis ja mingeid eelnevaid teste teha ei saanud. Siin on väga hästi kõik, et ta rääkis, et ta läks esimesele läbimisele niisuguse baasseadega ja sõitis selle lihtsalt läbi ja siis teise läbimise jaoks pani natuke siis oma seadistust juurde, niivõrd kuivõrd nad saavad seal neid autosid ise näppida ja timmida ja siis tõi lähikonkurente mitme sekundiga. Arvestas kui lühikese katse oli, see oli täitsa üllatav enda jaoks ka. No Virvese juurde tuleme hiljem veel tagasi, aga nägin, et ja kuulajad ja lugejad said ka näha, et eile rääkisid Tänakuga veidi pikemalt, et alustakski võib-olla temast, et räägi, mis meeleolus ta oli ja mis ta täpsemalt ralli ajal rääkis. Tänak oli väga heas meeleolus või mõtle nagu võitluslik, et kui siin kogu aeg räägitakse, et Hyundai seis on kehva ja keegi ei tea midagi, mis saama hakkab ja pole võrdlust ja pole saanud õieti testida ja seda kõik rääkis ka, aga samas niisugust sügavat pessimismi temast küll ei jõhkunud, et pigem nagu vastupidi, et see intervjuu jättis mulle vähemalt küll suhteliselt positiivse ja optimistliku mulje, et kui nüüd vähegi see auto tervena püsib, et siis on võimalik sellega kiiresti sõita küll ja siis võib sekretott olla ka suures mängus, et võtmeküsimus ongi see, et kuidas auto vastu peab Portugali teed, teadupärast ei ole kõige kergemate killast, ja esimene päev on meil ilma hoolduspausita ka, et sõidetakse 8 kiiruskatset ja vahepeal on üks refi vahetuspunkt ainult, et hooldust ei ole, et see on kindlasti autodele raske. Aga ütleme, selles suhtes on kõik tiimid ühes sarnases seisus, et ega kruusal pole keegi sõitnud ja ka kellegi pole täpselt aru saama, mis seisus teised on parasjagu. Aga jah, Ott ise oli võitlusvaimu täisiga. No enne rallit nagu ikka tuli Dirtfishi ajakirjanikud välja enda top 3 ennustustega, et David Evans pakkus seal Tänaku võitjaks, üks mees pakkus 3., 2 ei pakkunud ta üldse esikolmiku kohta, et kuidas ise tema võiduvõimalus hindad? Ega see Dirtfish ka mingi maailma jumalad ei ole. Mina osalen ühes teises ennustusmängus, VRT fänni ennustusmängus ja mina võin nüüd ära, et teadki saarved ütleb, et konkurendid paavad minu järgi. Ma ikkagi ütlen, mina panin Tänaku võitjaks. Ma arvan ka, et on võimalik võita ja stardipositsioon on ju suhteliselt soodne ja avapäeval ja kui tuleb avapäeval hea koha saada, siis see tähendab laupäeval on hea koht olemas ja ütleme siin see stardipositsioon mängib ka suhteliselt suurt rolli. Kas võib eeldada, et Tänak hakkab nüüd homme tempot dikteerima või kuidas, rallil on muidugi raske ennustada, kuidas see jõudude vahekord hetkel tundub?
no eks neid mehi, kes tempot tahavad siin dikteerida, muidugi teisi ka, et ega see muidugi nii lihtne ei ole, et Tänak tuleb ja hakkab sealt paugutama, et head stardipositsioonid on ju Sebastian Ožeel ja Elsi Nematsil ka, ütleme väga, väga soodsad kohad saavad rajale minna, et Kalle Romantpäral on natuke keerulisem ja ütleme, Priinil seal eespool on natuke keerulisem, aga ütleme, nendel meestel on kõigil hea stardipositsioon ja ma usun, nad kõik tahavad selle avapäeva lõpuks olla võimalikult kõrgel kohal, et kui Matiga rääkisin, siis ta selle teooriaga nõustus, et see avapäev on mõnes mõttes nagu võtmetähtsusega, et seal asjad hakkavad sujuma ja saab selle kõrge koha kätte esimese päeva lõpuks, mis siis tagab teiseks päevaks hea positsiooni, siis sealt kõik asjad juba loogiliselt ise edasi minna. No teepuhastamist sa juba mainisid ja see on kruusarallidel alati põnev teema, aga Portugalis on ju ka väga soe ilm praegu, et kas see võib ka lähipäevadel kuum ilm nii-öelda autodele kuidagi mängida, mõjutada? Ei, ta väga soe ei ole tegelikult, nagu ma ütlesin, täna 22 kraadi ja kerge tuul on ka, et meie jaoks on see mõnusalt soe, aga ta hirmus soe ei ole, aga homme-ülehomme nüüd tõepoolest lubab sükst 25, 6, 7 siin, ma vaatasin siin ümbruskonna ilmateatud nii-öelda läbi, et mõnes kohas 29. Aga ma küsisin ka Oti käest, et kuidas see hübriidsüsteem soojale vastu peab, et on teid mingid eri tingimusi või nad tekitanud kunstlikult mingeid olukordi, kus see hübriid kuumas töötama. Aga ta ütles, et tema see testipäev oli, Portugali ralliks testis, oli sükse sooja ilmaga ja seal hübriidiga nagu probleemi ei olnud, et selle kuuma pärast ei olnud nagu probleemi, et eks nüüd see ralli näitab. Jah, oleme... Ma arvan, et suuremad probleemid võivad, kui see kuum üldse mõjutab, siis tulevad siin paari nädala pärast Sardiinias. Et seal on tavaliselt erakordselt kuum olnud, et ralli ajal ikka üle 30 ja sedasi, et seal võib olla küll keeruline. Seal on niigi keeruline see kuumuse pärast, kuidas ta sellele hübriidile mõjub, seda on nagu raske hinnata. No enne kui lähme veel teiste eestlaste, Georg Linnamäe ja Robert Virvese juurde, et ütle siis oma esikolmik ka välja. Ralli esikolmik, jah? Jah, ralli esikolmik. No ma pakun siis välja niimoodi, et Tänak võidab. Pakun välja, et teine on siis Levant ja kolmas on Ožeer. No rääkides nüüd siis Linnamäest ja Virvesest, et Virves oli ju juuniorite seas testikatsel esimene, Linnamäe, kui meks oli ralli 2 autode seas kokkuvõttes vist 12, et mis eesmärkidega nüüd nemad peaksid Portugali rallile nüüd vastu minema? Linnamäega ma siin veel kokku saanud ei ole, ma käisin seal tema boksi juures luuramas küll ja sain Andrus Lauriga paar sõna rääkida, aga leppisime kokku, et see rallikaravan liigub siit Portost minema, et me täna õhtupoole siis Linnamäega saan alles kokku ja saan nagu vahetult ka rääkida, aga selge see, et see, ütleme, WRC2 konkurents seekord on ikka ülimalt tihe, et siin kõrget kohta saada on väga keeruline, see, kes saab siin kõrge koha, ta on kõva sõidumees, WRC2 autodega siin ju siuksed mehed nagu Oliver Solberg ja Teemu Suninen ja Andres Mikkelsen ja siin pluss need tavapärased WRC2 kiired mehed, et see konkurents on tõesti väga, väga vägev, et seda võitlust tuleb siin päris kõvasti, et ma ise arvan, et kui ütleme, Georg suudab seal kuskil, nagu ta esikümne keskel suudaks lõpetada selle võistlust, siis oleks nagu juba väga super. Aga kui nüüd Robertist rääkida, siis Virveselt mina ootan küll ainult võitu, ega midagi teha pole, on ta vähe saanud kruusa peal selle autoga sõita või mitte, aga selge see, et tal see potentsiaal ja kiirus on nagu olemas ja see tuleb siin välja käia. Jah, nii ta on. Kuule, aga tänud sulle ja eks jõudu sõjale ja eks suhtleb homme jälle edasi. Jaa, edu teile. Jaa. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele.
ja jätkame stuudios juba Roland Baumiga, et Portugali ralli esimene kiiruskatse õhtul tuleb, kas ootusärevus on sees? No muidugi alati ikka, kui ralli on, siis peab jälgima ja tundub, et see ralli vaatamine ja kommenteerimine saab väikest viisi tööks. Eelmine nädalavahetus Rapla rallil ja nüüd siin tagasi, et muidugi iga kord, kui ralli algab, ikka väike ärevus on sees. Ega Sardiinia ka pärast seda nüüd kaugel ei ole? No täpselt, ega ei ole, ütleme, neid vabasi nädalavahetusi rallifännil palju ei ole. Et samamoodi nagu sõitjatel on kiire, siis ega fännil on ka kiire. No nüüd tulebki nii-öelda kruusahooaeg, et 5 kruusarallit järjest, et kui oluline nii-öelda teenäitaja nüüd Portugali ralli võiks olla, ütleme, järgmisele siis poolele hooajale? No kindlasti mingil määral on. Võib-olla homme me sellest päris hästi aru ei saa, et sellel rallil ka ilmselgelt stardipositsioon hakkab palju mängima ja samamoodi Sardiinia võib-olla mingit päris 100% head pilti ette ei anna, et mõned sõitjad hakkavad kindlasti strugglema siin pinnase pärast, aga no pigem eelkõige jah, saame pildi ette võib-olla, kuidas need autod kestavad. Esimest korda kruuse peal nad sõidavad ju, et no nii palju me oleme kuulnud, et enne kui see kruusahooaeg hakkas ja soojad rallid tulid, et tehti teste, võeti need hübriidi õhujahutuskuubid ära ja vaadati, kuidas sõita saab niimoodi, et kas üle kuumeneb. Tulemusi me kahjuks ei tea, kas siis kuumenes üle või ei kuumenenud, aga jah, Toyota ja Hyundai mõlemad seda tegid. No võib-olla ralli annab kuumenemise osas ka mingid vastused. Jaa, kuigi ma arvan, et ega seda ei tohiks ette tulla, aga never know. Vaatame, saab olema kindlasti ja huvitav. Mul endal selles mõttes ma olen optimistlik, et vast kõik on valmis selleks. Aga võtame WRC meeste tulemused siin natukene testikatsel siis põhjalikumalt lahti, et tänase testikatse kiirem oli Elfyn Evans, kellele järgnesid siis Greg Breen, Ott Tänak, Neville, Pierre-Louis Loubet oli 5 ja 6 oli siis Tanis Ordo. Ja esikümne lõpetasid siis Ogier, Rovanpera, Greensmith ja Loeb ja Katsuta oli 11 ja Formeau oli 12, et testikatse põhjal vist liiga suuri järeldusi ei saa teha või mis sul endal siit silma hakkab? Jaa, kes rallit natuke pikemat aega jälgid on, siis ilmselt saab aru, et testikatse on selline võib-olla natuke petlik kohati, samas mõnel rallil on päris hea pildi ette, et hetkel, kui me vaatame siis näiteks Loubet 5, ma väga loodan, et Loubet sõidaks kiiresti ja ta suudaks end top 5 sõita, aga ralli ajal ilmselt ei ole päris see pilt, mida me nägema hakkame. Teine selline küsimärgi koht hetkel on näiteks Ogier 7, et ralli ajal ilmselgelt hakkab sinna kõrgemasse mängu ikka sekkuma. No hakkame vaatama homsest, et esimene päev ja kes esimest on rajal, need peavad rohkem teed puhastama, et MM-sarja üldliider Kalle Rovanpera saab siis seda nii-öelda teepuhastamisrolli ise nautida, et mida temalt võiks homme oodata? No jah, puhastama ta läheb, midagi teha ei ole. See on ralli või tähendab nii-öelda absoluudiliidri kohustus ja Sebastian Ogier on pidanud seda tegema aastaid ja kogu aeg ta seda ka mainis, et ta tuleb seal ees ja tal on nii raske ja kõik põhimõtteliselt juba olid tüdinenud sellest jutust, et tore, kui nüüd teised saavad ka seda maitsta, et mis sealt eest tulla on siis, nii et keeruline, tal kindlasti saab oma hommik olema. Kui nüüd testikatse põhjal vaadata, siis ega esimene läbimine nüüd nii väga kehv ei olnudki, on ju. Aga jah, ega see aeg ka oluliselt ei paranenud pärast, et huvitav saab kindlasti olema. Ja kaotust kindlasti, ütleme, et kindlasti ta ei sõida nüüd, ma ei tea, esikoha konkurentsi homme hommikul. Et see on nagu kindel, et ta seal katsevõite ei suuda võtta esimesena tulles. No tema järel stardib kohe Neville, kellele on küll üldarvestudes suur kaotusseis, aga eks ta kindlasti loodab Rovanperaga seda vähendada, et stardib küll teisena, natukene parem seis. Jah, ma ei tea, stardikoha mõttes ilmselt mitte veel nagu liiga hea seis, et ega seal teisena startides seda jälge ka liiga palju veel ei ole, aga loomulikult ma arvan, Neville samamoodi
veits hakkab vaeva nägema seal, aga tegelikult nagu tal ilmselt võib-olla selline suurem kohustus rohkem punkte koju tuua, et Roompere võib siin julgelt lõpetada 5.–6. ka, midagi nagu hullu ei ole, aga Neville'il pigem oleks nagu punkte vaja. No 3. tuleb Craig Breen, et tema on ju ka nüüd nii-öelda tiitli nõudlejate seltskonnas, kuna ta teeb üle pika aja teishooaja kaasa. Esimest korda kusjuures. Jah, ta ühel aastal jäi vist üks etapp puudu vist teishoajast, kui ma õigesti mäletan. Aga mis mõtete ja eesmärkidega tema võiks Portugali vastu minna? No Breenil läheb nüüd selles mõttes keeruliseks, no mentaalselt ma arvan juba hakkab võib-olla minema keeruliseks, et kui hooajaga alustas ta niimoodi sellise jutuga, et ta on tiitliheitluses sees ja eelmise aasta lõpus küsiti, et mis sul vaja oleks, et sa suudaksid rallivõitude nimel sõita, siis ta vastas ainult, et tal on vaja tervet täishooaega ja ta hakkab võitlema. Siiamaani näinud seda ei ole, on küll olnud poodiumi kohti, aga no ütleme nii, et ma ootan talt väga palju ja kui ei tule, siis on kehvasti, nii et vahet ei ole, et seal on nii kõvasi mehi tagant tulemas ja see konkurentsi, esikoha konkurentsile võib olla siin 5-6 sõitjat, aga Breen peab üks nendest olema kindlasti. Jah, kui ta tahab veel... Kui ta tahab järgmine aasta veel sõita, siis ta peab hakkama võitma. Siin ei ole muud variantigi, et Wilson vaevalt hakkab teda siin aastaid hoidma ja ootama, et äkki see võit hakkab tulema. Ja ta on minu meelest üks ainukesi vendasi, kes seal nii-öelda eesotsas siis ilma võiduta on. Jah, on tõesti. 4. tuleb vanameister Sebastian Loeb, et kas tema peaülesanne on omavahelise heitluses Ožee alistada? Ma arvan, et see on võib-olla selline, ma ei tea, kui palju Loebi eesmärk, aga Ožeeri eesmärk kindlasti, et ikka Loeb oleks selja taga. Ja no võt ei oska öelda, see Monte oli nii ulme tulemus, et kas ta suudab midagi sellist korrata siin, väga ei usu, aga see saab ilmselgelt huvitav olema. Ma isegi ei oska nagu pakkuda, et kas ta suudab siin poodiumeitlusesse ennast sättida või ta saab nagu kalendriga ja sõidab seal top 10 piirimail, et minu jaoks täiesti mustmaa, ma ei oska väga midagi talt oodata, et kui me sõidaksime praegu asfaldirallit ja ta stardiks seal 4. siis ma julgeks panustada ta peale küll, aga hetkel minu jaoks on nagu täiesti mustmaa, ma ei oska midagi pakkuda talle. Kas M-sport, huvitav, mis on M-spordi ootused, et kas ta tooks kindlad punktid ära? Hea küsimus. Ma arvan, M-spordi puhul on ka natuke keeruline, et neil on ka juba punkte oleks vaja, et see vahe hakkaks seal suureks kärisema teiste meeskondadega, pigem oleks vaja natuke tagasi võtta, nii et selles pildis kindlasti kindlad punktid. Teisalt ma arvan, et neil on vaja ka näidata, et see auto ei olnud ainult Montes kiire Loebi käe all, et seda on nüüd vaja jälle näidata, et see ikka on hea auto ja ta on kiire auto, nii et samas oleks ka nagu vaja ikka võidu peale hakata heitlema, nii et ma arvan, et ralli jooksul saame aru, et kumb seal hakkab ees juhatama M-spordi autode mõttes siis, et kas Breen või Loeb ja siis küll nagu ralli jooksul pannakse need plaanid paika. No 5. mees on Ott Tänak, et Peep ennustas talle rallivõitu, kuidas ise tema võiduvõimalus hindad? No ma vaatasin ka seda intervjuud ja mulle meeldib see, ma isegi ütleks, et ta nüüd nii enesekindel on, aga ta on nagu täiesti ilma stressita kuidagi. Et kui midagi läheb tuksis, siis läheb ja auto on tuksis, siis on tuksis. No. Et midagi teha ei ole. Aga kui kõik on hästi, siis ta läheb ja paneb ja me teame, et ta on seda rallit võimeline vabalt võitma, seal pole mingit küsimustki. No kui testi katset vaadata, siis peaks nagu auto olema okei. Võiks olla kiire selle kruusatee peal seal, nii et ma arvan, et kui niimoodi ilma sellise suure stressita ja muredeta saab minna rallile ja saab sõita, siis nagu kõik läheb hästi ka tavaliselt. Et kui sa hakkad seal juba üle mõtlema ja veits pelgad, et mis saama hakkab, kas auto kestab, siis läheb tuksi, et ma arvan, et ta saab mõnusalt niimoodi ilma stressita seal panna ja kui auto töötab, siis ta võidab selle. No järgmisena tuleb Takamoto Katsuta, et tema on tavaliselt selline mees, et lõpetab enamasti top 10, aga mitte päris esimeses otsas, et kas nüüd võiks tulla ka mõni sähvatus, nagu oli Safari rallil eelmine aasta? No ta on huvitav vend, selles mõttes, et reedet ta keerab tuksi ise tavaliselt, midagi teeb seal, teeb spinne ja muud nalja ja siis laupäeval tuleb ja hakkab katsevõite põhimõtteliselt võtma.
väga palju oli seda eelmine hooaeg näha. See aasta on tal kuidagi jah, selles mõttes veits keeruline olnud, mulle tundub, et ta pole väga hästi saanud jooksma ennast. Ma ei julge väga panustada ta peale sellel rallil. Jah, ma ei oskagi midagi öelda. Ma kuidagi ma arvan, et tal võtab vist see autoga harjumine aega ja selle hübriidsüsteemiga ja et neid spinne on tal päris mitu tulnud siin hooaja jooksul, kus ta on öelnud, et on natuke üllatav, kui see hübriidi jõud tuleb taha ja järsku on oluliselt rohkem jõudu, kui peaks olema või kui harjunud on. Et tundub üks sõita, kes veits vajab aega selle autoga harjumiseks. No järgmisena tuleb M-spordi sõitja Gus Greensmith, kes paar nädalat tagasi ütles üsna julgelt välja, et nüüd on aeg panna täiega ja võtta poodiumi kohta, et kas... Ootan seda pikki silmi, katsevõit sai võetud, noh. Nüüd tuleks hakata poodiumi mõtteid mõtlema. No ma olen alati kuidagi nõrgemate poolt ja Greensmith on olnud alati see nõrgem ja teise, ütleme, B-klassi sõita siis. Sõidab küll see aasta on ju väga hästi sõitnud, tegelikult oli eelmine aasta ka juba väga hea. Nii et no kindlasti ma ei hakka teda nüüd sellel rallil julgeks panna poodiumi peale, kuigi Portugali ralli väidetavalt peaks ta üks lemmikrallisi olema. Ta on häid tulemusi Portugalis teinud, häid katseaegu sõitnud, nii et ega mingid sähvatusi me võime küll siin näha kindlasti. Aga kas ta ralli suudab nagu ära vormistada ilusti, ma ei tea, ma selle vastuse, ma ei hakka siin oletama midagi, et siin on nii kõva konkurents sinna top 3 seekord, et ma ei kujuta ette, kas nagu Greensmith sinna päris pääseb. Järgmisena tuleb Sebastian Ogier, kes tavaliselt peab ise olema teepuhast ja seekord läheb väga healt positsioonilt teele, et mida temalt oodata? No see paus ei ole tal pikalt, kui ta autost eemal on olnud, nii et hoiab ka teistes sarjades ennast soojas vormis. Ma ütleks võit. Seal ei saaks olla mingit muud eesmärki selles mõttes, et ta saab startida tagant, mida ta muidu pole teha saanud. Ilmselgelt eelmist aastast vaadates ta oli nagu ikka väga heas vormis. Jah, ma ütleks, et ega seal peab olema eesmärk ainult võit. No mitte, et see Ožeed väga mõjutaks, aga tal ei ole ka otsest sellist tiitli mõistes nagu võidukohustust, et tema ju sõidab nii-öelda pooliku programmiga. Ja, seda küll. Aga ütleme, kui sa oled neid maailmameistri tiitleid päris palju kogunud ja korraks väikse pausi teinud ja tuled tagasi näitad, et kuulge, ega ma vanaks pole jäänud, et ma võin võtta selle võidu ära küll, kui vaja on. Ma arvan, et mingi sellise mentaliteediga ta seal tegelikult on. Sellepärast juba, et need rallid on valitud täpselt sellised, kus ta saab stardipositsiooni eelise. Jah, on küll. Küll aga on väga suur nii-öelda võidu või vähemalt tugeva tulemuse kohustus Elfyn Evansil, kes ei ole 3 ralliga ju suurt midagi veel näpputoel. Jaa, kindlasti. Kui ta üldse tahab veel mängus püsida, siis on ka samamoodi võit, ainult võit. Seal ei ole nagu isegi mingit muud juttu. Muidu ta hooaja suurt pilti vaadates nagu hakkab sealt juba päris kaugele ära langema, nii et järgmine mees, jah, kes peab minema võidu peale, aga no Shakedownil päris viisakas aeg, nii et ma arvan, et ta on suht selge missiooniga siin ka. No, seni on näpputoel ainult Horvaatia ralli 5. koht, et päris nutune. Jah, päris nutune, et kui palju see võib vaimselt talle mõjuma hakata? Kindlasti mõjub. Varasemalt on ta ikka ju ülemine hooaeg, ta oli ikka tiitlikonkurentsis lõpuni välja. Nii et jah, hetkel on, ma arvan, et mentaalselt ongi see kõige keerulisem olukord, et seda ära hakata vormistama, kiirus kindlasti on olemas, aga et kas ta suudab ka mentaalselt piisavalt tugev olla, et seal, kui ta suudab hoida liidripositsiooni või poodiumi positsiooni ralli välte, et kas ta suudaks ka selle ära vormistada lõpuks, et päris huvitav saab olema näha. No 10. ja 11. mees, et 2 M-spordi prantslast Adrien Formeau ja Pierre-Louis Loubet, et Formeau puhul oli ju üldse kahtlus, et kas ta üldse lastakse Portugali ja ralli 1 autorooli, et ikkagi M-sport ikkagi andis talle võimaluse veel.
no Formeau peab tulema lõpuni, ma isegi ei oska nagu, kui varasematel aastatel, kui Lube sõitis, siis oli Lube puhul lihtsalt, et ainuke ülesanne lihtsalt tule lõpuni, nagu ära tee mitte midagi, tule kas või nagu road mode'is lõpuni. Siis ma ei tea, selle hooaja põhjal ma ütleks juba nagu Formeau'le samad sõnad, et nagu ära tee pulli, lihtsalt sõida lõpuni, vahet ei ole, mis see tulemus on. Shakedowni põhjal võib-olla nagu näeme ka, et ega ta kõige mugavamalt hetkel ennast ei tunne seal, et enesekindluse mõttes just, et alati on minna, rallile halb minna, kui sul on varasemalt katkestamine ees, veel hullem, kui sul on 2 katkestamist ees, veel hullem, kui on neid rohkem. Siis on ikka nagu, siis on ikka nagu jumala tuksis sinna rallile minna, teades, et sa pead kiiresti sõitma ja samas sa pead 100% selle auto lõpuni tooma. Lube puhul ma üllatavalt hea aeg Shakedownilt tegelikult, et huvitav oleks näha, jah, mis ta tegema hakkab. Jälle ei oska üldse midagi ennustada. Tahaks, et ta tuleks kindla peale lõpuni, aga selliseid võib-olla top 5 katseaegasi seal oleks juba, ma arvan, tema puhul oleks see päris hea, kui ta suudaks sõita. Ja kui veel korra Formeau'l peatuda, siis Evansil on pinged nii-öelda tiitteitluse mõttes, aga Formeau ma arvan, et ei ole väga suur liialdus, et põhimõtteliselt võitleb ju nii-öelda karjääri nimel praegu. Ja, ma arvan küll. Et õnneks tal on muidugi Prantsuse autospordiliit selja taga tugevalt ka, et kes ei laseks ilmselt sellel niisama lihtsalt lõppeda, aga loomulikult kui nii jätkub, ega siis seda pidu pikalt ei ole. Midagi peab muutuma. Ja viimase WRC mehena on stardis selle hooaja avastarti tegev Dani Sordo Hyundaist, et kas ralli jokker? No kui ajalugu vaadata, siis kindlasti. Et Hyundai on väga täpselt sättinud teda alati sellistele rallidele, kus ta tunneb ennast koduselt ja kus jälle väga hea stardipositsioon tal on. Nii et võib olla vabalt jokker muidugi. Võib-olla tema puhul on ka see, et kõik alla poodiumi juba oleks nagu pettumus. Samas nüüd, kui me selle listi läbi võtsime, siis enamuste meeste kohta sai öeldud, et kui on alla poodiumi, on pettumus. Järelikult tõotab tulla hea ralli. Ja, kindlasti. Väga huvitav saab olema, jah. Et kui suured kaotused võivad hakata tulema seal raja puhastamisel, kas üldse tuleb, kas nad suudavad püsida enam-vähem poodiumi konkurentsis enne laupäeva. Ja seal vaatamist jagub kindlasti ja ma arvan, et siin mingit ennustust teha on ikka mega raske siin rallil. No viskame pilguga Rally 2 klassi, et ega ennustuste osas seal ju lihtsamaks ei lähe, et nimekiri on peaaegu sama uhke nagu WRC klassis. No uhkem isegi veel. See list on ikka raju. Ja, Shakedowni põhjal Teemu Suninen, Oliver Solberg, Marko Pulaatse. Jaa. Ega kui me vaatame Andreas Mikkelsen 4. Shakedownil, tegelikult taga veel Camilli, Johan Rossel, eelmise aasta maailmeister WRC 3 klassis, et ma arvan, kui me võtame siit 6 sõitjat kindlasti, kes nagu võiksid sõita ka sinna etteotsa. Et see, ma arvan, see top 6 kohad lähevad ikka päris keeruliseks jagamisega. Neid mehi on jah palju, kes sinna võiksid ilusti sättida ennast. Ja nagu ka Peep ütles, et kui Linnamäe peaks selles tihedas konkurentsis kas või sinna nii-öelda piiri peale jõudma, oleks juba päris hea saavutus. Ja, kui Linnamäe suudab top 10 tegelikult püsida, siis on juba väga hästi. Ja kui ta suudaks veel kõrgemale sõita, no siis oleks ikka ideaalne. Kui oluline see ralli võib Solbergil olla, et tema ju, tal ei ole ka hooaja algus kõige kergem olnud nüüd. Praegu saab ennast Hyundaile Rally 2 autoga tõestada. Jah, ma ei tea, võib-olla mingi restardi saab endal tehtud, et korraks sealt WRC autost välja ja sõita korraks selle aeglasema autoga. Kui suurt rolli see mängib nagu ta karjääri mõttes või ma mõtlesin pigem sükse enesekindluse mõttes. Ja, ei muidugi. Ma arvan, et kindlasti annab nagu jälle sellise värskema pildi võib-olla ette, kui ta istub sinna WRC autosse, et alati on, mina vähemalt ütlen, et hea sellised autovahetusi vahepeal teha, kas 1 ralliks, et tuletab meelde, kus sa tulid ja paneb jälle selle, ütleme, suure pildi teise perspektiivi natuke. Ja junior WRC-s on siis meie omadest Robert Virves, kellest
on ka täna juba juttu olnud ja nagu mainitud, oli Shakedownil esimene, et temalt ootame kindlasti head tulemust. Jaa, Virvesega sai paar sõna juttu rääkida ka Raplas, et see sinna Portugali jõudmine oli ka selline päris keeruline tal. Tahad jagada? No finantsiliselt ikka alati, mis seal muud ikka on. Nii et see kogu vaev, mis ta siin see hooaeg ja eelmine aeg ka on nagu näinud, et see võiks saada sellise ilusa vormistuse küll. Nii et ma ennustan talle võitu kindlasti. Läheb kindlasti selliseks madinaks eelkõige Sami Pajariga, ma arvan. Aga jaa, ma arvan, et siin on ralli, kus tuleb näidata ja vormistada. No, ma arvan, sellega saabki esimese saate kokku tõmmata, et täna õhtul siis 21.03 algab esimene kiiruskatse ja homme hakkab siis nii-öelda täisralli pihta, et 8 kiiruskatset ja pikk päev, et mida homsest ootad? No, kõvat andmist. ei ole siis midagi muud arvata. Jah, siin ütleme top 6 saab olema põnev jälgida, kus platseerub homme õhtuks, aga jah, igas klassis madinad suht palju, nii et ma arvan, et jälgimine saab päris põnev olema. Aga selge, sellega tänaseks lõpetame ja kohtume homme jälle. Kõike head. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank.